Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Ilusat sõbrapäeva kõigile! See tähendab, täna oleme kõik sõbralikud. Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Head kolleegid, kes soovib üle anda eelnõusid ja arupärimisi, ja palun kolleeg Heimar Lenk. Mina annaksin üle arupärimise sotsiaalminister Taavi Rõivasele ja seda seoses Lõuna-Eesti, õigemini kogu Eesti haiglareformiga, mis eriti raskelt puudutab Kagu-Eesti haiglaid, Põlva, Võru ja Valga haiglat, mis tahetakse muuta maakondlikest kohalikuks haiglaks, mis tähendab sünnitusosakondade sulgemist, siis kirurgiaosakondade sulgemist, valvearstide vähendamist, kiirabi ümberkorraldamist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meil on siin terve rida küsimusi ja võib-olla saame siis ministrilt vastuse, mis nendest haiglastest tuleb. Aitäh. Aitäh. Palun, kolleeg Priit Toobal. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, ilusat sõbrapäeva teile kõigile. Mul on väga suur heameel ja au üle anda 21 Keskerakonna fraktsiooni liikme nimel Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi presidendi valimiskorra muutmiseks. Ehk siis selges keeles öelduna on see siis ettepanek presidendi valimise õiguse üleandmine Riigikogu käest rahva kätte. Usun, et staažikamad Riigikogu liikmed teavad meenutada mitut puhku, mil presidendi otsevalimine on siin majas jutuks ja arutelu teemaks olnud. Oluliselt kerkis see teema esile loomulikult pärast president Meri ja ka president Rüüti initsiatiivi, et rahvas saaks Eestis presidenti otse valida. Selle süsteemi kehtestamise poolt on aja jooksul olnud mitmed erakonnad ja poliitikud, kuid siiski mingi aja möödudes jällegi ümber mõelnud. Head kolleegid, Keskerakonna fraktsiooni liikmete arvates on nüüd siiski vajalik see samm astuda ja teema uuesti avada. Presidendi otsevalimine oli muuseas üks neist teemadest, mis korduvalt rahvakogus kõlas ning seal ka poolehoidu saavutas. Loomulikult võite mulle vastu väita, et presidendil polegi sisulist võimu ning ta on vaid esinduskuju. Eks see sõltub muidugi ka istuvast presidendist, kes parasjagu president on, kuid tegelikult omab see ametikoht rahva jaoks sümboolselt suurt tähendust. Nii oleks igati õiglane, et rahvas saaks riigipead valida. Ja anname 21 keskfraktsiooni liikme nimel põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu üle. Aitäh. Aitäh. Nii. Juhatuse nimel olen vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja ühe arupärimise. Kui seaduseelnõu vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, otsustab juhatuse selle menetluse 3 tööpäeva jooksul ja kui arupärimine vastab antud seadusele, edastanud otsekoheselt adressaadile. Ja nüüd mõningad teated. Edastasin Riigikogu liikmete arupärimised majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile ja keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele. Austatud Riigikogu liikmed, täna pärast täiskogu istungit toimub siin istungite saalis Eesti-Korea parlamendirühma moodustamine. Rühma kokkukutsujaks on Urve Tiidus. Põhja-Korea. Palun kohaloleku kontroll.
Kohale registreerus 84 Riigikogu liiget, puudub 17. Ja alustame tänase päevakorraga, mis on siis Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 348 SE kolmas lugemine. Vabandust, kolleeg, puute, jah? Nii, kordan veel üks. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 348 SE kolmas lugemine. Ja alustame läbirääkimisi ja kutsun kõigepealt kõnepulti kolleeg Aivar Kokka Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindajana. Hea juhataja, head kolleegid! Põllumajandusel on traditsiooniliselt olnud maailus väga oluline ja kandev roll. Me võime üsna veendunult öelda, et Eesti põllumehed on Euroopa Liidu kontekstist ühed paremad majandajad, sest vaatamata väliskonkurentide suurematele otsetoetustele on meie tootjad ikka suutnud edukalt konkurentsis püsida. Häbenemata võib öelda, et Eesti põllumajandus on Euroopas üks edumeelsemaid. Oluline on mõista, et põllumajandustoetused on mõeldud eeskätt tarbijate, mitte tootjate huve silmas pidades. Tootjad toodaksid oma kaupu ka ilma toetusteta, kuid siis oleksid kõik ka toiduainete hinnad kaupluseledil trükitud hoopis suuremate numbritega. Tänu toetustele on võimalik Euroopas toota kodumaiseid toiduaineid võimalikult laiale tarbijaskonnale taskukohase hinnaga. Viimased aastad on Eesti põllumajanduspoliitika keskendunud meile määratavate toetuste suurendamisele, mis võimaldaks eestlastel saavutada oma lääne kolleegide konkurentidega võrdsemad võimalused turul ja tagada toidukorvi võimalikult väike maksumus. See võitlus, mida peeti pidades silmas aastat 2014, mil algab Euroopa Liidu uus finantsperspektiiv ning rakenduvad uued toetusmäärad, on olnud edukas. Loodan, et ka Riigikogu avaldus Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist, mis siin saalis 21. novembril eelmine aasta vastu võeti, toetas seda edukat võitlust. Ent enne tuleb üle elada ka tänavune aasta. Euroopa Liiduga liitumislepingu kohaselt võis aastatel 2004-2012 anda Eesti põllumajandustootjatele Eesti riigieelarve vahenditest täiendavat otsetoetust. Erinevatele tootmissektoritele, põllukultuurid, piim, veise- ja lambakasvatus makstavad täiendavad otsetoetused moodustasid olulise osa põllumajandussektorile suunatud rahavoost ning nende lõppemine vähendaks 2013. aastal toetuste kogusummat ligi 30%, sõltuvalt konkreetsest tootmise struktuurist võib konkreetse ettevõtja tululangus olla veelgi suurem. Eesti-poolse tubli võitluse tulemusena lubas Euroopa Komisjon eelmisel suvel, et Eesti võib ka käesoleval aastal oma eelarvest maksta põllumajandustootjatele siseriiklikke otsetoetusi, et kompenseerida vahe, mis tuleneb Euroopa Liidu madalamatest toetustest meile. Tuletan siinkohal meelde, et algse kokkuleppe kohaselt oli siseriiklike otsetoetuste maksmine käesolevast aastast keelatud, kuid tänu põllumeeste ja põllumajandusministri heale selgitustööle Euroopa suunal lükati siseriiklike otsetoetuste maksmise keeld aasta võrra edasi. Siseriiklik põllumajanduse toetamine on hoidnud siitset põllumajandust konkurentsivõimelisena alates 2004. aastast, mil Eesti Euroopa Liiduga ühines. Võime öelda, et see on meie suhtes ebaõiglane, ent see on siiski olnud lahend, kuidas tagada meie tootjatele vähegi võrdsemad tingimused võrreldes lääne konkurentidega, kes saavad võrreldes meie põllumeestega keskmiselt üle 2 korra kõrgemaid toetusi. Kuna lisatoetuste ehk top-up toetuse maksmine pole olnud Eestile kohustus, vaid õigus, siis on igal sügisel toimunud selle eelarverea asjus poliitiline diskussioon. On neid, kes näeksid parema meelega, et siseriiklikku otsetoetust ei makstaks, kuid seni on nad jäänud vähemusse. Riigikogu maaelukomisjoni aseesimehena tean, kui vajalik on siseriikliku toetuse maksmise jätkamine. Hea on teada, et seda meelt on ka meie fraktsioon Riigikogus ja põllumajandusminister valitsuses. Me oleme seda toetust maksnud igal Euroopa Liidu veedetud aastal ehk siis ka nendel aastatel, mil riigieelarvet tuli tugevalt kärpida.
Eesti põllumajandustootmise hea käekäik on olnud riigi prioriteet ja oleks arusaamatu, kui see tänavu enam nii poleks. Meie põllumehed suudaksid hakkama saada ka igasuguste toetusteta, aga sellel juhul asetaks riik nad omapoolse toetajatest konkurentidega võrreldes veelgi halvemasse seisu. Vaevalt saab see meie soov olla. Mis juhtub, kui jätaksime sellel aastal siseriikliku toetuse maksmata? Raske on ennustada, mis juhtuks ühe või teise konkreetse farmi või taluga, sest ettevõtete majanduslik seis on erinev. 3 minutit, palun. Laias plaanis satuksid aga raskustesse eeskätt väiksemad tootmisüksused, kes on turul muutustest kergemini haavatavad. Samas kannataksid kahju ka suuremad tootjad, kellel seetõttu ei jätkuks jõudu, et turult lahkuvaid väiketootjaid kokku osta. Tulemuseks on väliskapitali üha suurenev sissevool tootmisharusse, mida oleme harjunud eestlaste päris osaks pidama. Arvan, et need ligi 25 miljonit eurot, mis mõistagi on suur summa, on samas väike raha, kui kaalul on paljude Eesti talupidamiste elu ja surm. Lõpetuseks tahan veel kord rõhutada, et täna vastuvõetava Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on tagada põllumajandustootjatele üleminekutoetused 2013. aastal. See annab võimaluse, et ka 2013. aastal oleks võimalik riigieelarvest maksta põllumajandustootjatele täiendavaid otsetoetusi. Vastavalt Euroopa Liidu liitumislepingule võis riik täiendavad otsetoetust maksta aastatel 2004–2018, kuid eelmise aasta suvel loodi võimalus maksta üleminekutoetust ka käesoleval aastal. Üleminekutoetused tagavad ka sujuva ülemineku uuele otsetoetuste süsteemile järgmisel rahastamisperioodil 2014–2020. Siin tuleb ka rõhutada, et üleminekutoetusi makstakse samadele sektoritele ja samade nõuete alusel nagu 2012. aastal täiendavaid otsetoetusi. Selle eelnõu vastuvõtmisega hoiame ära põllumajandustootjate majandusliku olukorra halvenemise ja konkurentsivõime vähenemise aastal 2013. Üleminekutoetused võimaldavad luua meie põllumeestele võrdsemad tingimused teiste riikide põllumajandustootjatega. Ligi 25 miljoni euro eraldamine riigieelarvest üleminekutoetuste maksmiseks näitab põllumajanduse olulisest Eesti riigi jaoks. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Aivar Kokk, ja palun nüüd kõnetooli Meelis Mälberg Reformierakonna fraktsiooni esindajana. Austatud istungi juhataja, head kolleegid! Täna lõpphääletusele mineva seaduseelnõu 6 aega tagasi alustatud menetlemise eesmärgiks on tagada meie põllumajandustootjatele sujuv üleminek Euroopa Liidu järgmisele rahastamisperioodile 2014–2020. Euroopa Komisjoni poolt antud luba 2013. aastal siseriiklikku üleminekutoetust maksta on justkui meie oma rahadega meile kosse tulek, sest enamus Euroopa Liidu riike saavad toetust maksta ühiseelarve arvelt. Aga loomulikult kasutame seda võimalust, sest see leevendab natukenegi ebavõrdseid konkurentsitingimusi, milles meie tootjad tegutsevad. 6 aega tagasi, kui see eelnõu meie laudadele jõudis, ei teadnud me, milliseks äsja lõppenud ülemkogu läbirääkimiste tulemused Eestile kujunevad. Millised saavad olema põllumeeste otsetoetused tulevikus? Ei teadnud isegi seda, kas üleüldse suudetakse kokkuleppele jõuda ja Euroopa Liit saab 2014. aastast uue pikaajalise rahastamise. Täiesti reaalne oli oht, et isegi kui saavutatakse kokkulepe, tuleb 2014. ja 2015. aastal põllumeestel püksirihma pingutada, sest meile seni ette pandud kava kohaselt oleksid otsetoetused vähenenud circa 15 miljonit eurot. Ja seda ilma õiguseta siseriiklikult top-upi juurde maksta. Täna teame, peaminister naasis ülemkogult rahvusliku ümbrikuga, mis täitis kõik Eesti eesmärgid. Ja suurim võitja on just meie põllumajandustootja. Uuel rahastamisperioodil väheneb põllumajanduse otsetoetuste erinevustest tulenenud ebavõrdne kohtlemine. Balti põllumeeste konkurentsitingimused paranevad, kuigi lõplikult ei õnnestunud meil ebavõrdust lahti saada, võivad põllumehed rõõmustada.
Euroopa Liidu eelarvest Eestile makstav põllumajandustoetuse otsetoetus kasvab uuel eelarveperioodil 2014-2020 2 korda. Seni oli see umbes 500 miljonit eurot, uus summa on aga 1 miljard eurot. 2013. aasta 140 euro tasemelt hektari kohta kasvab otsetoetus 196 euro tasemele. Kirsiks tordil on viimases läbirääkimiste voorus saavutatud kokkulepe, et 2014. aastal ähvardanud toetusmäära kukkumist ei tule. Ja languse katmiseks vajaliku 15 miljoni euro asemel saime 50 miljonit eurot maaelu arenguks, mille arvelt on seda auku võimalik tasandada. Meie läbirääkijad eesotsas peaministriga tegid oma töö Brüsselis hindele väga hea. Sellele heale tulemuse eelnes aga pikk eeltöö, mis tõestas, et kui vaja, suudame koonduda ja koos ühise eesmärgi nimel pingutada. Põllumehed ja nende esindusorganisatsioonid sõnastasid väga selgelt oma nõudmised ja edastasid järjekindlalt maamehe visadusega oma sõnumit nii Eestis kui Euroopas. 100 usinad ametnikud Eestis ja Brüsselis selgitasid ja täpsustasid pidevalt meie positsioone. Meie president ja ministrid rõhutasid kõikvõimalikel kohtumistel võrdse kohtlemise vajadust. Ka meie andsime siit saalist oma panuse, tehes koos Läti ja Leedu parlamentidega põllumajandussektori toetuseks avalduse. Hea tulemus ei sündinud üleöö ja ainult heast läbirääkimiste oskusest kindlasti ei piisa. Eestil on praegu Euroopa Liidus konstruktiivse riigi maine. Me oleme oma avaliku sektori kulutused kontrolli all hoidnud ja suutnud Euroopa Liidu raha otstarbekalt ja tõhusalt kasutada. Seetõttu ei suhtuta meie muredesse ja soovidesse üleolevalt. Eestil on pragmaatilise ja koostööle suunatud riigi kuvand. Sellelt pinnalt on kerge leida liitlasi ja partnereid. Uue mõõtme sai Balti koostöö. Meie huvid langesid eelarve läbirääkimistel pea täielikult kokku ja üksinda poleks me keegi oma eesmärke saavutanud. Palun 1 minut. Palun 3 minutit. Jääb loota, et uus eelarve saab kiiresti heakskiidu ka Euroopa Parlamendilt ning meie põllumehed saavad tulevikuks kindluse ja senisest võrdsemad toetused ühisel turul tegutsemiseks. Eesti põllumajandus on vägagi konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik ning saaks kindlasti hakkama ka ilma igasuguste toetusteta. Seda aga siiski vaid juhul, kui toetusi ei maksta kellelegi ega kusagil. Nii kaua, kui toetused moonutavad vaba turgu, seisab Reformierakond kindlalt selle eest, et Eesti põllumehel oleks Euroopa kolleegidega võrdsed konkurentsitingimused ja sellepärast toetasime üleminekutoetuste maksmist eelarve menetlemisel ja toetame seda eelnõu ka praegu. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Meelis Mälberg ja palun nüüd kõnepulti kolleeg Ester Tuiksoo Keskerakonna fraktsiooni esindajana. Austatud proua juhataja, austatud kolleegid, head sõbrapäeva ja püüan siis sõbralikult siin rääkida ka natuke põllumajanduse tulevikust. Et uudiste üle me oleme juba siin rõõmustanud ja eelkõnelejad on sellest pikalt rääkinud, et tõepoolest, kui me selle seaduseelnõu menetlemist alustasime, siis me kõike veel ei teadnud. Täna meil on juba päris head uudised ja kindlasti on kõik osapooled siin oma panuse andnud. Võib-olla natukene riivab kõrva see, et teised Balti ministrid teevad Eestile etteheiteid, et Eesti ei olnud piisavalt koostööaldis või ei näidanud piisavalt initsiatiivi Brüsselis läbirääkimistel. Kuidas see tegelikult oli, vähemalt tulemus on enam-vähem rahuldav või ehk natuke paremgi. Palju on räägitud otsetoetustest. Algul me soovisime küll
90% Euroopa Liidu keskmisest hektari toetusest, oleme saanud peaaegu 75%, aga seda siiski alles perioodi viimaseks aastaks ehk 2020. aastaks, ärgem sedagi unustagem. Nii kaua läheb hektari otsetoetus tõusvas joones, aga siiski vähem kui see kuni 75%. Lisaks otsetoetustele tuleks keskenduda ka sellele, kuidas koostada uut maaelu arengukava. Oleme kuulnud läbi ministri suu, et see on 761 miljonit eurot ja me peame maaelu arengukavaga kindlustama, et olemasolev põllumajandussektor saaks piisavalt investeeringuid ja suudaks ühisel turul olla konkurentsivõimeline. Aastast 2015 kaob piimakvoot, muutes piimandusturu vabamaks ja konkurentsile avatumaks ja ka meie piimatootjad peavad konkureerima siis hästi kapitaliseeritud maade põllumajandustootjatega. Ja maaelu arengukava ehk MAK-i investeeringutoetuste piirangute kehtestamisel tuleb kindlasti arvestada põllumajandusettevõtete olemasoleva potentsiaaliga juba, sest väga palju on ka juba sellesse sektorisse investeeritud. Väiksemate põllumajandusettevõtete arendamise toetuse puhul peaks meetme tingimustest selgelt olema arusaadav, et tegemist on ettevõtlus, mitte sotsiaaltoetusega. Investeeringute toetamise poliitika eesmärgiks peab olema põllumajandusettevõtluse arendamine ning töökohtade kindlustamine, mistõttu peab investeeringute toetamisel lähtuma ettevõtete pikaajalisest konkurentsivõimest, investeerimissuutlikkusest ja objektiivsetest majandusnäitajatest. Uue MAK-i koostamisel tuleb lähtuda juba olemasolevast strateegilistest eesmärkidest, et eelistatud oleks need investeeringud, mille mõjusus Eesti põllumajandusele, ka majandusele, ekspordivõimele on suurem. Investeeringutele tehnikasse peaks eelistama investeeringuid põllumajanduslikesse hoonetesse ja nendega seotud tehnoloogiatesse. Ei ole õige seni Põllumajandusministeeriumi poolt pakutav ettepanek jaotada tootjad suurusgruppidesse müügitulu alusel, samuti pakutud piirangutega toetuse maksimaalsele suurusele. Erinevate ettevõtete müügitulu omavaheline võrdlemine ei ole õiglane suhtumine tootmistulemustesse, sest erinevates sektorites toodetav toodangu väärtus on erinev. Toetusmäärad peaks jääma samale tasemele praeguse perioodi tasemega. 3 minutit. Aitäh. Kuna liikmesriigid peavad maaelu arengukavades ka kindlaks määrama ettevõtte, mis on toetuskõlbulik ja ei ületa teatavat suurust, siis maksimaalse suuruse määramisel tuleb lähtuda Euroopa Liidu väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratlusest. Või vähemalt oleks see ka põllumajanduse puhul oluline. Ettepanek on valitsuskoalitsioonile suhtuda vastutustundlikult uue maaelu arengukava ettevalmistamisse ja prioriteediks peab jääma põllumajandustootja, kes kindlustab Eesti rahva omamaise toiduga. Eesti Keskerakonna fraktsioon toetab Eesti põllumeest ja seda eelnõud. Tänan teid. Suur tänu, kolleeg Ester Luiksoo. Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised ja me võime nüüd minna eelnõu lõpphääletuse juurde.
Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 348 SE. Palun hääletada. Eelnõu poolt hääletas 72 Riigikogu liiget, vastu erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Lugupeetud kolleegid, sõbrapäeva puhul on meie istungi aeg läbi.